Praeguses eriolukorras pöörame erilist tähelepanu puhastustöödele kesklinnas. Sellega püüame esmalt tõkestada viiruse levikut, aga ühtlasi on see igakevadine töö puhastada kõnniteed ja tänavad kogunenud tolmust ja sõelmetest. Eriolukorra tõttu tehakse seda nüüd aga veelgi põhjalikumalt. Lisaks saavad puhastatud ka bussioote paviljonid ning istepingid. Kuna tänavune kevad on varane, siis sai ka puhastustöödega alustada tavapärasest varem, juba 10. märtsil. Praeguseks on esmane koristus juba tehtud ning alustatud uue puhastusringiga. Esmalt tehakse vaakumimmuritega märkkoristus ja lõpuks survepesu. Koos hoolduspartneritega oleme puhastusgraafikud üle vaadanud, et lõpetada kvartalisiseste tänavate puhastamine nii ruttu, kui ilmaolud ja tehnika vähegi lubavad. Lepingu järgi peab koristus olema lõpetatud 1. maiks. Selleks on võimalik anda oma väike panus ka elanikel. Nimelt, kui tänava puhastamiseks palutakse teil oma autot teatud ajal mitte teeserva parkida, siis kindlasti on teil võimalik seda teha ja leida autole lühikeseks ajaks mõni teine parkimiskoht. On ju nii teie enda kui ka teie naabrite huvides, et kodutänav saaks korralikult puhastatud. Tänan teid!